tere! Mina tahan teile rääkida raamatust nimega Challengeri sügavik. Tegu on raamatuga vähekene vanematele, et ma väga ei soovitaks seda lastele, kes on nooremad kui 12, et mõned kohad võivad tunduda kas väheke šokeerivad või siis lihtsalt jäävad mõned naljad või mõned sellised väiksemad detailid kahe silma vahele. See raamat räägib ühest poisist nimega Caden ja Cadeniga on selline väga huvitav lugu, et temal on skisofreenia ja see tekitab selle, et raamatus jääb tükk aega mulje, et tegu on fantaasiaraamatuga. Üldse ei ole võimalik poole raamatu peale aru saada, et tegu on päris eluga ja et tegelikult ei ole mitte midagi välja mõeldud. Sest kirjanik ise teab skisofreeniast täitsa palju, tal endal pojal on skisofreenia ja see poeg aitas temal seda raamatut väga kirjutada. Siin raamatus on isegi mõned pildid, mis poiss joonistas samal ajal, kui tal haiguse hoog peal oli. Raamatus on Cadenil justkui kaks maailma ja millest on mõlemal peatükid, et kord peatükk on ühes maailmas, kord on peatükk teises maailmas. Üks maailm on see päris maailm ja see on nagu päris maailm ikka, et tal on seal ema, isa, sõbrad, käib koolis, käib trennis, elab tavalist elu. Ja siis on seal see teine maailm, mis toimub laeval, mille eesmärk on sõita ookeani, jõuda Challengeri sügaviku juurde ja sinna alla sukelduda ja põhja kätte saada. Ja seal laeva peal on kõik väga imelik, sellepärast et seal võib olla parem ühe korraga vasak, üleval võib olla all, tuba, mis ennem oli väike, on järgmine hetk ülisuur, korra on seal 10 inimest peal, korra 100, ajud, on seal nagu rotid ja üldiselt on seal kõik väga imelik. Ja Cadenil, kuigi ta seal enamikele väga ei meeldi, on seal mingisugune autoriteet justkui, mis teeb kogu selle asja veel imelikumaks. Kui raamat läheb edasi, siis hakkab kõik see päris maailm ja väljamõeldud maailm Cadenil täielikuks segapudruks minema. Et tekib hetki, et kus polegi aru saada, et kas Caden on siis nii-öelda seal päris maailmas või on ta siis seal väljamõeldud maailmas, sest ta hakkab väikeseid asju lihtsalt kokku segama. Raamatul on muidugi ka õnnelik lõpp, et Caden saab sellest haigusest üle ja perekond kogu selle tee jooksul aitab teda ja ka sõbrad, kes mõni hetk on vähekene kahtlevad, et kas see on ikkagi see õige värk, on tema sõbrad edasi. Selles raamatus on väga palju selliseid hetki, et kus tõesti ei taha uskuda, et ei, see ei ole päris. See on kõik puha välja mõeldud, sest raske on uskuda, mismoodi tegelikult ka on inimestel, kellel on vaimseid haigused ja selle raamatuga saabki siis ise aru või väikese pilgu inimeste maailma, kellel on selline haigus. Raamat ise on väga-väga hea ja ma soovitaks seda kõigil lugeda. Mulle see tõesti, kui ma seda kätte võtsin esimest korda, ma ei pannud seda enam käest ära, vaid lugesin selle 4 tunniga otse läbi, sest ma tahtsin teada, mis nüüd siis juhtub. Ja ma loodan, et teile meeldib see raamat. Ma loodan, et te loete seda. Aitäh! Tänan kuulamast!